Me oleme tulnud Reval spordiklubisse ja mul on üks küsimus. Kas sina tead, kes on see mees, kes on 32-aastane, kelle ema nimi on Pille, kellel on 1-aastane poeg, kelle naise nimi on Maria ja kelle vend on jalgpallur 29-aastane Gregor. Ja ei ole siiani teada, kas on lesbi või ei ole. No nüüd sa muidugi said teada, me läheme täna salajasse trenni. Juba 12 aastat tagasi viis Florian Vahli ema ta oma onu maailmameistri Kaido Leesmani juurde trenni, aga sellest ei ole siiamaani väga palju räägitud. Läheme uurime asja. No nii, tervist. Tervist. Kaido Leesman, no teie olete juba tuntud ja teada spordivaldkonna tipp, aga seda ei tea küll väga paljud inimesed, et te treenite meie kuulsat Mu vend on lesbi laululoojat. Ja, see on tõsi ja siin me oleme täna, teeme kükki, treenime koos. Millegipärast olete te väga tagasihoidlik, ise maailmameister ja puha suured saavutused tehtud, aga te olete ju lausa selle noormehe onu. Jah, ma olen selle noormehe onu ja tema on minu õepoeg siis. Olete teda ka kuidagi karmimad ka, me teame, et ema Pille saatis ta 12 aastat tagasi siia, kas ta oli siuke krutski vend ja Marakratt ei kuulanud sõna ja onu Kaido on siis selline karmi käega treener. Ma peaks ütlema, et ei, temaga on alati olnud väga meeldiv tegelikult koostööd teha, nii et ma et need jutud, mis õde mulle kunagi rääkis, et minuga ei ole see küll kunagi tõeks osutunud, et Florian on alati hea õpilane olnud. Nii, aga Florian, millise käega treener siis ikkagi on? Kas onuga on kergem treenida kui mõne võõra treeneriga? Onuga on kindlasti toredam, sellepärast, et tema saavutuste nimekiri on juba, räägib oma eest aga kui sa enne mainisid seda lapsepõlve, siis see onu kuvand oli küll võib-olla natukene hirmuäratavam, et kui me midagi pahasti tegime, siis ema ei võtnud mingit vitsa välja, vaid ütles, et nüüd tuleb Kaido. Aga siis, kui ma hakkasin Kaidoga trenni tegema, siis ma sain aru, et on tegelikult jumala chill tüüp ja siiamaani me saame väga hästi läbi. No see oli 12 aastat tagasi, kui ema soovitas. Mis see põhjus oli, miks ema ütles, et tuleb trenni minna? Ma olin liiga palju pattu teinud ja ma pidin leidma lunastust. Muidu minnakse siis kirikusse. Kas onu on kirikusse ka? See on meie suguvõsa klooster, võib öelda. Aga mis need patud olid, mida sa tegid? Ma ei saa nendest rääkida, aga Kaido aitas mind nendega ka. Kaido, aga... Ma pihtisin talle. Aga pihitooli asju ju need lähevad alatiseks kaasa teisele poole. See on pihisaladus selle asja nimi, aga ütleme niimoodi, et kui Florian tuli, et tõesti, et me tegime koos trenni ja me alati võtsime pärast ka sihukest nagu nii-öelda aega oma vahel ja siis ma mäletan väga selgelt ühte sihukest kohta, kus me istusime samas lähedal Piirgardenis ja jäime õlut ja siis Florian vaatab mulle sügavalt silma ja ütleb, et kuule, et sa oled ju tegelikult täitsa normaalne vend. Ja mõtlesin, et ta kuvitab, olengi, eks ju, ei peaks või? Et mis siis nagu on? Ja siis ta rääkis mulle selle loo ära, et lapsepõlves ema ähvardas onu Kaidoga kogu aeg ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et millega see vaene laps nagu üles kasvanud on ja milline pilt tal onust on olnud, eks ju. No ja pilt on ka ju alati olnud sellisest treenitud turskemast mehest. Jaa, aga mul on hea meel, et see sai nagu maha võetud kõik need piirid ja asjad, et tegelikult me oleme ikkagi sõbrad ja eelkõige mitte lihtsalt sugulased või treeningkaaslased, et see on nagu põhiline. Spordivaldkonna austajana saan kinnitada, et inimesed, kes Kaido juurde on tulnud, et selles mõttes sinu sõnu kinnitan ja Kaido eest ütlen ka ära, et nendel inimestel on näha inimese kasvu lisaks lihaste kasvu. Kuidas sinul lihastega on? Kehvasti. Minul on, ma mäletan, kui Kaido mainis seda, et me tulime siia kuskil trenni, siis kõik teavad siin Kaidot igast niisugused jõuduste tüübid, kelle käed on sama laiad kui minu kere ja siis nad olid, mis asja, see on sinu õepoeg või? Mina olen seal nagu selline anorektilisema ehitusega, et see oli nagu päris naljakas, et me füüsiliselt nagu antitees mingil määral. Aga täna su enda poeg on 1-aastane. Millal sa tema trenni tood ja millal on tegelikult tagasi vaadates sinu jaoks õige aeg noorel mehel treeningsaali jõuda, sest tõesti päris paljud sportlased ja inimesed, kellel see on elu väga suur osa, ütlevad, et sport päästab inimese vaimse tervise ja kui sul on treener veel selline, kes oskab õiget filosoofiat ka kõrvale rääkida, siis see ju viib elus edasi. Ja ma arvan, et praegu ta on ka sellises eas, et ta tahab vist kogu aeg liikuda ja ma arvan, et seda peab kuidagi kultiveerima ja hoidma ja tekitama keskkonda, et laps saaks seda juba teha. Ja ma ei tea, mis see õige vanus on, aga mingid ronimisseinad, asjad, kõik mis on lõbus, et seda ma arvan, et seda lõbusust tuleb hoida juba noorest east, jah. Kui nüüd jätta see, mis tänaseks on nali, eks ju, et ema hirmutab onuga, jätta see kõrvale, siis kas lapse kasvatamise juures, sest sa oled koolis õpetaja, eks ju, sa ju näed ju ka laste
koduelu läbi nende või nagu läbi nende sõnade ja käitumise oskad ennustada, et mis nende laste kodudes ka toimub. Kas see, et kuskil on keegi, treener, sinu puhul siis onu, aga laste puhul, kes iganes see treener on, kas on nii, et mingi aeg öeldaksegi nendest vanematest lahti, ei kuulata, rebitakse puberteedi eas ennast eemale, et siis oleks kuskil see üks Kaido, kes ütleks, et kuule, läheb mööda ja elu läheb paremaks? No ma arvan, mis iganes nagu viib tänapäeva inimeste eemale mingitest ekraanidest ja niisugusest staatilisest elustiilist, kuhu meil nagu surutakse. Ma usun, et sinul ja võib-olla isegi Kaidol on ka mingid sellised hetki, et ta peab kuskil arvuti taga mingid toitumiskavasid, treeningkavasid tegema. Aga tavalistel inimestel on see nagu võib-olla veel prevaleerivam elus, et ta peab olema staatiline, et ma arvan, mis iganes nagu toob sellest välja, eriti noori. Ma olen enda õpilaste puhul näinud, et järsku kuskil boksis käima, mingis treeneris muutub täielikult mingi distsipliin ja käitumine koolis. Ta vaja mingit kanaliseerida seda energiat, vahet pole, kas sa oled noor või vana. Kaido, rääkides nüüd mitte ainult Florianist, aga üleüldsegi inimestest, kellel on ju palju tööd. Florian õpetab, Florian esineb, tõenäoliselt selle hitiga Mu vend on lesbi jõudis ta kõikide laste, kui mitte kõikide täiskasvanute alateadvusesse, intervjuusi palju andnud, Hommikanuga intervjuu väga hea. Need inimesed, kes on aktiivsed ükskõik millises valdkonnas, miks seda sporti sinna vahele peab suruma, sest päris keeruline on, kui su ajagraafikud on kinni, aga näed, täna ta siin on su juures trennis, teistele ka. Ja ma arvan, et see on tegelikult nagu väga suur asi, kui inimene lihtsalt leiab enda jaoks sellist aega. Sest tegelikult see on ikkagi investeering tulevikku, et see on investeering iseendasse, see on investeering selleks, et mul on lapse kunagi siuke nagu täisväärtuslik isa. Ja see, et ma jõuan seal labal teha, ma jõuan oma neid intervjuusid anda, ma jõuan koolis õpetada, et selleks on vaja ka siukest füüsist ja üks maha nagu Floriani ees, et ta nagu on võtnud selle teekonna nagu ette ja hoidnud seda, et see on tegelikult nagu väga märkimisväärne. Räägi sellest teekonnast ka, mitu korda ta trennis käib, mida te täpsemalt teete, me kindlasti näitame teile seda ka, mida täpsemalt, aga milline see kava on? Eesmärk on see tegelikult, et jõuda treeningutesse 3 korda nädalas. Ja selge on see, et kui inimesel on tihe ajagraafik, et võib-olla vahest jääb midagi seal vahele. Aga see mõte ongi see, et ikkagi olla nagu järjepidev ja hoida seda järjepidevust. Ja see on tavaline jõusaali treening, kus on kohati sees ka natuke sellist kardioasju ja et inimene peaks füüsiliselt vastu, et oleks nagu funktsionaalne tegelikult. No ta ise ütles ka, et on selline peenem poiss, kasutades küll teisi sõnu, et ikka on ju treeningsaalis see küsimus, et tuled ja siis kõik on siin nii lihastes, aga siin on näide, et meie oleme selleks väiksemat sorti. Ma ütlen ausalt, et tegelikult vaatad küll Florian, et tegelikult on nagu väga-väga põhjalik inimene, et ükskõik mis harjutus ma talle näitan, tegelikult tahab nagu väga süvitsi aru saada, et kuidas see käib või kuidas see nagu toimib, et ta on väga-väga põhjalik ja see tegelikult on nagu meeldivalt üllatanud, sellepärast, et me hakkasime kunagi koos tegema, siis mulle natuke nagu tundus, et ta nagu nii väga see jõusaal ei huvita, et see pigem on siuke nagu, et ma pean siin käima, aga praegu on ikkagi, me oleme jõudnud sinna, kus kohal Florian tegelikult ise tahab käia ja tahab seda teha kvaliteetselt. Ma tegelikult triivin natukene sinna poole, et see müüd ka, et kui lähed jõusaali, siis naised lähevad kõik lihastesse ja mehed hakkavad kõik rammumeesteks, et lükkaks võib-olla selle ka ümber, kas treeninguid on võimalik üles ehitadagi nii, et sa ei lähe nii väga lihasesse, vaid see lihtsalt hoiab su tervist kehatoonuses, vaimset meelt tugevamana. No eks see on tegelikult võib-olla eriti naisterahvaste puhul just kõige suurem hirm, et ma tulen siia saali ja mul saab just lihastes naine ja mul tuleb suur trapets ja suur kael ja kõik asjad, aga see paraku ei käi niimoodi, sellepärast, et ikkagi see jõusaali mõte on nagu see, et inimene hoiab oma tervist ja hoolitseb selle eest ja ei pea ju kuskile äärmustesse laskuma, tegelikult ju piisab sellest, kui sa regulaarselt lihtsalt teed 3 korda nädalas 40-50 minutit trenni ja sellest täiesti piisab, kui sa teed seda väga intensiivselt ja efektiivselt. No läheme personaaltreeneri töö juurde. Miks sa oled valinud just selle, et sul on üks inimene, kes tegeleb sinuga ja on personaalselt keskendubki selle aja sulle? Kas üks ei tule harjutused välja? Üksi nii hästi ei tule, jah. Aga jah, ega ma ei treeni, et tõsta kive või olla rammumees või 40 korda jõuduste meister, mis iganes, või et minna karudega maadlema. Ma treenin, et oma kontserditel vastu pidada 1,5 tundi või isegi rohkem, kus ma pean laulma, hüppama, tantsima ja üksinda on kuidagi võib-olla raske süstematiseerida või mõtestada neid asju ja Kaidol on kogemust selle vallas ja mul on kuidagi see motivatsioonipuusk aitab ja seletab ära nagu
miks need asjad koos töötavad ja kuidas nagu efektiivselt treenida. Mul on ka hästi vähe aega tihti, eriti sa mainisid erinevaid põhjusi selle taga ja siis, et kuidas seda aega siis kõige paremini ära kasutada. Aga oluline küsimus, mitmendal kohal on täna sinu elus treening? Hommikanuga saates selgus, et kui sa peaksid valima kas õpetaja ameti või muusiku, siis väga kahju, aga sa valiksid muusikuameti. Loodame, et need õpilased seda ei näe. Aga kui me nüüd, sorry, jah, minu poolt ka, vaatasin seda intervjuud kohe mitu korda, aga mitmendal kohal selles listis sinu elus täna treening on? No jah, see Anuga intervjuu oli tegelikult päris ammu juba, et kahjuks on kool ja õpilased veel madalamale langenud. Ja kuna see muusikavärk on nii kuidagi intensiivseks muutunud ja saab ka rõõmu inimestel teistpidi tuua, aga treening, ma ei teagi jah, ja ma ei oska niimoodi kas ma seal ütlesin mingi numbri või? Ei, treeningus sa seal ei rääkinud, aga lihtsalt mõtlen, et kui Kaido ütleb, et tal on hea meel, kui inimesed valivad ennast ja seavad ennast justkui prioriteediks, eks ju, et kui sul on kontsert, sa ei saa sellel ajal minna trenni tegema, aga see enda valimine treeningu osa, et kui me peaksime panema 1, 2, 3, 4, 5, 10, et mitmendale kohal ta kukuks täna? No ma ütlen tunde järgi 3-4, et võib-olla seal ees on kuskil musa, pere ja siis juba minu, et kuidagi võib-olla 20-ndates oli rohkem suva ja sai hullu panna ilma mõtlemata homsele nii väga, aga nüüd juba 30-ndates mortaalsusega silmitsi seistes tahad ju näha, kuidas poeg üles kasvab ja veel palju asju teha ja siis on kuidagi rohkem motivatsiooni ja eriti ma tunnen, et vahepeal lähevad kõik asjad üle pea, et kui sa teed mingid 3 kontserdi korraga, mingid miitingud, asjad ja siis kuidagi ärevus tõuseb nii lakke ja trenn on nagu selles mõttes ka minule hästi kasulik, et ma lihtsalt täiesti nagu maandab ära, panen nagu kõik füüsilisse pingutusse ja pärast on niisugune relax olla. Kaido, see on ju väga oluline teema. Kuidas selle maandusega on? Mis seal ajukeemias siis juhtub peale seda trenni? Et seda räägivad mitte ainult tippsportlased, et lähed trenni ja unustad selle nagu argipäeva ära. Nemad treenivad muidugi teise fookusega, aga kui artist ka ütleb, eks ju, kes tõesti peab meeles pidama palju, tegema palju, jagama oma energiat oma fännide ja publikutega, sest see komeet, mis taevasse lendas üldrahvuslikult, et see tekitab ju väga palju tähelepanu, millega sa pead hakkama saama. Mis toimub seal ajukeemias, millest praegu Florian rääkis, et siin trennis aju rahuneb maha? No, me kõik tegelikult ju vajame sellist aega, kus kohas meil aju see maha rahuneks ja tegelikult see jõusaal on selline. Sa tuled siia, keskendud sellele treeningule, siis need argipäeva mured kaovad hetkeks ära sul. Sa saad natukene võtta aega iseendale ja võib-olla ka ütleme, see on niisugune väike selginemise aeg ka, et sa lähed siit pärast minema ja siis sa tunnedki seda, et okei, eks ju, ühesõnaga, et tegelikult ei ole asjad üldse nii hullud või, eks ju, ühesõnaga, või tegelikult ma saan hakkama küll, et seda väikest aega ja seda hetke nagu iseendale nagu vaja. Su aju puhastub nagu. Kas sa tajud seda ka, kui ta näiteks trenni ilmub ja ongi tulnud just kuskilt mingit mitte nii positiivselt koosolekult või kuskilt produktsioonimeeskonnaga vaidlemast või kuskil on midagi läinud väga valesti või on mõni negatiivne artikkel või mida, on seda tunda? Mis sa sellisel puhul ütled inimesel või hakkad ikkagi kohe trenniga pihta, midagi ei oota? Ei, no ikka sa pead vaatama, mis seisus nagu inimene on, aga ma ütlen ausalt, et kui Florian tuleb trenni, ta on alati hästi motiveeritud. Ma ei tea, kas ta ei näita mulle seda välja või ta ei taha mulle seda välja näidata. Ta kardab seda onu, kellega ema ähvardas ju. Arvan, et enam mitte, aga tegelikult on alati nagu hästi kohal ja tegelikult siukse inimesega on väga lihtne kohe alustada, sellepärast, et sa näed seda, et ta on siin, ta on selleks tulnud siia, ta on selleks eraldanud omale aega ja kes siis mina olen, et seda aega nagu kinni hoida. Hakkame siis tööle. Hakkame siis tööle ja me vaatame, mida te täpsemalt teete. Räägi lõpetuseks siia veel, milline näeb välja Floriani tavapärane treeningkava, mis seal kindlasti sees on? See on üles ehitatud baasharjutustele, et iga päev on üks baasharjutus, sellel on lisaks veel abiharjutused ja on ka kerge siuke aeroobne trenn sinna lõppu. Vahest on see intervalltreening, vahest on see tavaline treening, mis tegelikult toetaks just tema tegemisi ja tema lavakarjääri, ütleme siis niimoodi. Ja enne kui me selle kaamera nupu kinni paneme, siis ega need järjekorrad selle vehe juurde on pikad. Ma ka küsisin, et kas mind võetaks vastu, alles kaalutakse. Palju ma veel pean tegema? 20 veel, väga hea, väga hea. Ära räägi liiga palju, Kaido. Kaua ma pean tegema veel? Natuke veel. Lõpetada või, eks ju? Kõrgemale. Tubli. Natuke veel, hästi.